oleme teisel pool desünkroniseerimist, tuled ikka põlevad. Elektri hinna allatoomine, et see on natuke kogu see diskussioon on nagu kunagi meil otsiti Eesti Nokiat. Küllap sealt siis on oodata natuke häid uudised vast nagu tarbijatele. Teise kandi pealt samuti ei peaks me ära unustama seda, et kõike, mis me siin kodus saame teha. Tere tulemast kuulama. Ma ei tea, võib-olla mõned ka vaatama siis järjekordset Energiakooli podcasti ja tervitan kõiki ja ka meie tänaseid külalisi. Oleme teisel pool desünkroniseerimist jõudnud edukalt, tuled ikka põlevad ja näed, ei juhtunudki midagi väga hullu. Täna on mul siin hea meel näha oma klassivenda Mihkel Nestorit. Paar podcasti tagasi oli meil külaliseks ka Peeter Koppel, keda ma kuskil juhatasin sisse niimoodi, et mina olen olnud Mihkli pinginaaber ja Mihkli kõrval varem kui Koppel, ehk et mina olin Koppel enne Koppelit. Tegin endale sellise sissejuhatuse. Ja talle kindlasti väga meeldib, kui ta minu kaudu sisse juhatatakse. Talle meeldis. Sest et ma arvan, talle meeldis sellepärast, et sind ei olnud seal seekord, et ta sai üksi esineda, et ta selle sissejuhatuse isegi elas üle. Ja teine külaline on meil Veiko Raim, kes ei ole meie klassivend, aga nüüd täna siin ühise laua taga. Tervist minu poolt, ja. Elasite siis selle desünkroniseerimise üle, ei varunud konserve ja generaatoreid ja ei läinud kuhugi maale peitu, kus oli ahjuküte. Ma desünkroniseerisin küll, aga see oli lihtsalt siuke reede õhtune võib-olla välja minemine, et siis laupäeva hommikul nagu oli vähim probleem see, et kas me vahepeal siis ka elektrivõrgust lahkusime või mitte. Mina ikka mõned pudelid vett varusin, aga kuna jõudsin reede õhtul alles välismaalt tagasi, siis ei olnud nagu kauemat aega mõelda, et läks üsna lihtsasti. No ja ma saan aru, et see on niisugune nagu lõõpimisega algus, aga võib-olla kui siit edasi minna ja provotseerivalt küsida, siis ma vaatan praegu seda meediakajastust, siis kuidagi kogu see energiaturu diskussioon on jõudnud nagu sinna maale ja seda desünkroniseerimist on kuidagi nüüd proovitakse kujutada kui meeletut edulugu, et näe, tuled jäid kõik põlema ja kuskil ei vilkunudki ja poed jäid lahti. Et võib-olla kui siit edasi küsida, et aga võib-olla siis see energiaturu diskussioon, et aga võib-olla me küsimegi liiga palju, et seda odavat hinda me ei saa ja mis tuleb, et võib-olla me peaksimegi leppima sellega, nagu praegu proovitakse kujundada, et elekter on üldse olemas. No ma arvan, et ei küsi palju tegelikult, eks ju, et selleks, et sagedus on ainult pistikus olemas, eks ju, sellest on natuke vähe võib-olla, eks, et ja ma arvan, siin ongi see, et mis me oleme näinud, on ju nende tehniliste insenerid rõõm, eks ju, et sai sagedus nagu Euroopaga sünkroniseeritud ja see on suur asi, aga meil enamusel klientidest on ikkagi igapäevane elektriarve on see peamine asi, mis vaatab, nii et ma arvan, et me saame olla nõudlikumad, jah. Et ikkagi tuleb meil nagu rohkem teha selleks, et see hinnapool ka nagu taanduks, jah. Ja sõltumata sellest desünkroniseerimisest, eks meil neid ettevõtteid on siin Eestis küllaga, kes vahepeal ka elektrit on, eks, kes ei tegutse võib-olla Tallinna kesklinnas ja mida kaugemale sa Eestist siin pealinnas lähed, siis tõepoolest on ju, et võibki juhtuda, et 3 päeva sul on liinid maas, sest et oli paks lumesadu ja keegi ei tule seda õigel ajal parandama ja ettevõtte tootmisplaan on nässus. Aga kui siit edasi liikuda, et jätame siis selle eduka desünkroniseerimise kõrvale ja selle, et see sagedus on seal pistikus olemas. Mis on need mured, millega me tegelikult peaksime tegelema, millest me võib-olla hetkel ei räägi nii palju? Eks me tegelikult räägime ka sellest elektri tootmisvõimsuste vähesusest ka juba üsna palju, et hind on kõrge, jah, et on natuke allapoole tulnud, kui siin 2022. aastal, kui kõik oli laes ja hirmus, eks ju. Aga selge on, et meil tootmisvõimsuseid on vähe ja seda poolt nagu arendada, et meil siia kanti rohkem investeeringuid tuleks, et need, kes rahastavad, eks oleksid valmis siia siis ka elektritootmist rahastama, mille najal võib-olla võiks ka seda suurtööstust rohkem tulla, et ma arvan, seal on tegelikult päris palju ära teha ja riigi roll siin selgelt on nende mängureeglite loomisel ja siia nende nii-öelda investeeringute siis peibutamisel, eks, et natuke on siit läbi kumanud ka neid toetuseid, mida kavatsetakse jagada, eks ju, tuuleenergiale, aga ma arvan, tegelikult saab palju rohkem teha, et ja palju läbipaistvalt ja selgelt ka.
minu jaoks on see tootmisvõimsuste suurendamine, elektri hinna allatoomine, et see on natuke kogu see diskussioon on nagu kunagi meil otsiti Eesti Nokiat. Et kui me selle Eesti Nokia leiame, et küll siis hakkab minema nagu mühiseb, et praegu on siis jõutud sinnamaani, et kui me nüüd seda elektri tootmisvõimsust suurendame ja hinna allatoome, et kus siis hakkab meil kerkima siia tehaseid, mis kõik sõltuvad sellest soodsast elektri hinnast ja siis läbi Eesti majanduse õitsele. Ja noh, olles näinud, et Eesti Nokiat me vist õnneks nagu ei leidnud, siis ega ka selle diskussiooni puhul mul on noogutan, et tore, väga vahva, oleks tõepoolest kena, kui siuke soodne tootmine siia tekiks ja elektri hind oleks odavam, aga pragmaatikuna ma ei näe seda nagu juhtumas siin väga pika aja vältel. Aga see on väga hea, et sa niimoodi selle kokku võtsid, sest et mul on sama tunne, nii palju kui neid energiakooli saateid on olnud, siis see läbiv küsimus on olnud see võib-olla mitte sõnastatud nii, et mis see Nokia on, aga kogu aeg on see küsimus, et mis on siis see võimsus või mis see on sellest tootmisest puudu, et kui me nüüd selle teeme või sinna peal sellele kaardile kogu panuse paneme, et siis üks hetk läheb see energia hind odavamaks, eks ju, ja nagu Mihkel ütles, et õnn tuleb õuele. Aga teistpidi, ühtepidi sinu vastusest võib jääda mulje, Mihkel, et sa oled nagu pessimistlik selles suhtes, et see hind võiks odavamaks minna. Aga teistpidi ma saan aru sinu väljaütlemistest, samas saab nagu pisendad veidi seda osa, et kui oluline on tööstuse jaoks siin see energia hinna komponent. Sest mõned nagu teevad sellest kogu küsimuse. Et energia hind on üldse ainuke asi, mis määrab selle, kas meil siin tööstust on ja kuidas see tööstus siin hakkama saab. Aga sellega vist ongi see lugu, et mõnele jah, aga need ongi tõepoolest mõned. Sest et noh, kui siin mõni aasta tagasi, eks meil oli suur energiakriis, elektri hind läks taevastesse kõrgustesse, et no ja siis seal pangas palju tarku inimesi, analüütikuid hakati arvutama, et kuidas siis mõjutab kõrge elektri hind meie kliente. Ja noh, mis see lõppjäreldus oli, et jah, mõjutab, aga noh, et kellelgi hinge kinni nööriks ja seda mitte, et noh, ega selle kalli elektri hinna üks võlu ja valu Eestis on olnud see, et tänu sellele meil pole ka kunagi siia väga tekkinud neid elektritarbijaid, kes siis oma tootmises nagu ainult sellest või nagu väga suures osas sellest sõltuks. Et loomulikult noh, igas ettevõttes ta mingisuguse eelarverea ju moodustab ja mõnes ettevõttes ei ole ka väga väikene. Aga kui võrrelda igasuguste muude asjadega, mis sinna keerulise tootmisprotsessi sisse lähevad enne kõike inimeste töötunnid, siis sellega võrreldes võib-olla ta ei ole valdava enamus Eesti ettevõtete jaoks kriitiline probleem, et neil on seal probleemide nimekirjas on 100 asja enne seda, kui tuleb elektri hind. Aga tõesti, et noh, on ka selliseid üksikuid ettevõtted, kes sellest elektrist väga palju sõltuvad ja selle hinnast ja noh, nemad on ka kõige valjema häälega rääkinud sellest, et see ei ole päris okei, palju nad maksavad. Noh, see elektri hind on ju nii nähtav, ta on igapäevaselt meil pildis ja tegelikult ma arvan, see panebki neid ettevõtteid ka mõtlema, eks ju, et kuidas siis selle oma energiatarbimisega erinevates vormides nagu ringi käia, eks ju, et kas sa hakkad endale mingit lihtsamat lahendust seal koha peale planeerima, eks ju. Noh, muidugi nagu armastatakse öelda, et ega noh, sina peaksid ikka tegelema selle tööstuse asjandusega, mitte selle elektri asjandusega, eks ju, et see elektrimajandus võiks ikka jääda elektrikute ja noh, võib-olla reeglite mõttes riigi korraldada, eks, et noh, sa ei peaks nagu endal hakkama elektrijaama ehitama selleks, et normaalne oleks asju toota, eks, aga noh, see samal ajal neid kohapealseid väikseid lahendusi on kindlasti võimalik nagu endale ka teha, et no mõni juba ehitab ka, et on leitud, et lihtsam on vist tehas püsti panna, kui jääda ootama, et lõpuks jõutakse selle odava elektrihinnani Eestis tervikuna. Ja võib-olla siis seda viskan selle Mihkli küsimuse õhku Veiko poole, et Veiko, kas sul on seda nii-öelda Nokiat pakkuda? Ja Nokiat, noh tegelikult on tõesti nii, et otsitakse seda ühte võluvitsa, noh tegelikult tundub mulle, et seda ei ole tegelikult seda võluvitsa, et see tihti on neid ressursse peabki olema, millest elektrit teha erinevaid, eks, et noh, ma arvan natukene tuult, natuke päikest, mis on meile siia süsteemi jõudnud, on hea, eks ju, noh, tõenäoliselt gaas tasakaalustamiseks on loogiline asi, kuna teda on võimalik lihtsasti noh, nii-öelda tööle panna siis, kui on vaja ja pluss see tehnoloogia on täna olemas, siis on meil ju kaablid, eks ju, mille läbi jõuab meie tuumaenergia ja
hüdroenergia näiteks ka Soomest, eks ju. Nii et siin-seal biomassi, gaasile biometaani võimekus, võib-olla isegi vesiniku võimekus juurde, eks ju, et neid nii-öelda erinevad gaasilised segud siis saaks ka tulevikus põletada. Noh, tasub võib-olla ka mõelda ja arutleda nagu saada targemaks tuumajaama osas, aga noh, see on pigem 10+ aastat, võib-olla natuke kauem, sest noh, sellel on omad mured, mis täna veel ju nagu ei ole leidnud kusagil reaalelus need väiksed reaktorid ehitamist, eks, et või vähemalt tootmist. Nii et noh, ühesõnaga seal on nagu see asjade paljusus, ma arvan, on oluline, et sul on erinevaid ressursse, millest sa oma elektrit teed, see pane kõik ühele kaardile, teiseks on loomulikult see, et oleks hajutatud, on nagu mõistlik, et ta ei ole kõik ühes kohas füüsiliselt, noh, ma arvan, see varustuskindluse aspekt on meil noh, viimased aastad eriti oluliseks saanud ja noh, eks see üha nagu rohelisemaks muutuv maailmavaade tõenäoliselt on ka osa sellest pildist, kuna ta muidu läheb võib-olla lihtsalt liiga kalliks, eks, et nii et noh, seal on erinevaid asju, mida arvesse võtta, aga ma arvan, et kui ühte öelda, siis ma arvan jah, erinevad tootmisvahendid ja ressursid. Mul on nagu ka, mida siin aeg edasi läheb ja see energeetika debatt meil siin meedias keeb, siis mul aina rohkem meenutab seda meie kurikuulsat metsandusdebatti. Et no minu hinnangul energeetika, tal on nagu selles osas minu jaoks metsandusega ühisosa, et keskmine inimene ei tea sellest mitte midagi. Ja no iseenesest meil on olemas siin kõvad ülikoolid, kus töötavad eksperdid, teadlased ja noh, nagu ka metsanduse puhul ma kujutan ette, et kui istuksid nüüd laua taha Eesti 10 parimat metsandusteadlast ja sekka mõni looduskaitse valdkonda hästi tundev ekspert, et noh, tegelikult suudetakse ilmselt jõuda mingisuguse mõistliku konsensuseni, et kuidas seda metsa Eestis peaks raiuma, kui palju, kuidas tulevikus. Noh, energeetikaga võib-olla on seda sellist silmale nähtavat poolt ju veel vähem, eks, et jah, ma saan aru, et aerib, kui seal soemaja taga mets maha võetakse, aga no, energeetika puhul mulle tundub kuidagi eriti lihtne see lahendus, et istume nüüd siin kõik targad pead laua taha ja siis me paneme paika, et milline see kokteil peaks sellest energiast olema ja mis meil on maailmas trendid, et kuidas tagada varustuskindlus, kuidas siin mune korvide vahel jagada. Aga noh, mis siis juhtus nagu metsandusegagi, et nüüd on meil tekkinud mingisugune huvigruppide konflikt, mille on siis üles nuusutanud poliitikud, kes leiavad, et kohalikud valimised tulevad ja eriti paremat teemat nagu ei tundu kui elektri hind ja hakkame siis seda taga kütma ja arvamuslugusid vorpima, et ja läheb samamoodi, et lõpuks on paras kaos ja midagi tegelikult ei teki ja osapooled ehk siis energiatarbijad on vihased, et keegi ei võta mingisugust vastutust ja ei jõuta mingite mõistlike tulemusteni. See on huvitav, sest et siin samas laua taga, ma nüüd ei mäleta mitu osa tagasi, Arvi Hamburg ütles midagi täpselt samasugust. Ütles, et tegelikult on spetsialistid olemas, 5 inimest võiksid selle väga kiiresti selgeks teha, kuhu suunas see asi peaks liikuma. Aga millegipärast, nagu me nägime siin, ka spetsialistid on oma arvamust avaldanud, aga poliitikud juba samal ajal on teinud mingisuguseid oma pakkumisi rohkem sellise nii-öelda poliitikutest said ka vahepeal spetsialistid. Kõik said spetsialistiks jah, sellest teemast. Jah, kui juba mina juhin seda energeetikasaadet, siis noh, siis on ütleme niimoodi, et latt on nii madalale tulnud, et kõik hüppavad ühele poole ja teisele poole üle. Aga võib-olla siis siit edasi Veiko käest küsida või seda arvamust või edasiarendust, et kuidas on selles nagu tohutus segaduses, kus meil ongi nüüd nagu praktiliselt kõik kohad on ainult spetsialiste täis, et kuidas siis jõuda selle nii-öelda oluliseni? Nojah, eks oluline hakkab ikka sealt peale, et kes siis nagu vastutab mille eest, eks ju, ja kuidas me seda elektrimajandust siin korraldada soovime, eks, et ja võib-olla tõesti see varustuskindluse pool on meil väga hästi vastutatud, eks ju, et seal on Eleringi käes need juhtohjad ja noh, desünkroniseerimise uhkesti läbi viidud Särina saatel, et see kõik läks ilusti, aga ma arvan seda harjumust meil mõelda, et noh, mis tüüpi noh, tootmisvõimekuste investeeringuid me tahame, seda nagu otseselt vastutusena nagu kusagile võib-olla ei olegi varasemalt ju paigutatud, et noh, elektri hinna eest ju Elering siiamaani vastutust võtnud ei ole, eks ju, et noh, küllap see kusagile täna Kliimaministeeriumi, Majandusministeeriumi, Eleringi vahele nagu jaotub see, et ma arvan, et alustaks nagu sellest, et meil on nagu teeme selged vaated, kes siis nagu seisab selle eest, noh, tõenäoliselt kas Elering nagu Fingrid näitel Soomes on, eks ju, või siis Kliimaministeerium või siis Majandusministeerium, eks ju, et lepime kokku, eks ju, ja siis nagu kaasame sinna ka kõik need 5 inimest, keda Arvi Hamburg pakkus, eks ju, ja leiame siis ka nagu lähiaastateks nagu paremat plaani, sellepärast, et noh, me võime kõik mõelda
mõelda, mis juhtub 2035 või 2040 või 50 ja need on olulised teemad. aga tegelikult see hakkab hästi praktilisest asjast, et noh, mis me teeme nagu see aasta, mis me teeme järgmine aasta, et selleks, et 3, 4, 5 aasta pärast meil oleks natuke parem, eks ju, et elektrimaailmas lihtsalt need väldad võtavad aega, kuni sa ehitad mingeid asju. Võib-olla vist on see ka või mis mulle tundub, et inimesed võib-olla vaidlevad mingisuguse üldise teema sees, aga printsiibid, millest tullakse või printsiibid, mis erinevad huvigrupid nagu kõige tähtsamaks asetavad, on erinevad. Et minu meelest nüüd üha enam on see õiglane hind kerkinud ka kuidagi keskmesse. Siit sinu enda vastusest tuli välja, et varem rääkisime rohkem sellest energiajulgeolekust, rääkisime rohelisest energiast, aga nüüd üha rohkem ja rohkem räägime õiglasest hinnast. Ja sellest samast küsimusest, et kes peaks selle eest vastutama? No ma arvan, et see energiatrilemma on ju kogu aeg tegelikult olnud, et trilemmaks kutsutakse seda, et need asjad on natuke vastandlikud, et keskkonnahoid, hind ja või siis kättesaadavus ja kolmandaks siis see varustuskindluse aspekt, et tõesti see käib lainetena ja ma arvan, et kuna see mitu aastat elektrihinnad nii kõrged olnud, et me ei kipu enam mäletamegi, et 5 aastat tagasi elektrihind maksis 30 eurot megavatt-tund, mingi oluliselt vähem kui täna, eks ju, et aga too hetk nagu oli see vaade hoopis või murekoht oli hoopis teises kohas ja tsüklid niimoodi liiguvad. Nii et ma arvan, see hinna nähtavus aitab kaasa sellele, et me kõike seda muud ka tähtsaks peame, nii seda varustuskindlust kui keskkonnahoidu, aga lõpuks selle hinnaga peaks ka tegelema, eks, et ilma selleta ei saa. Mihkel, kuidas sulle tundub, kas Eleringile peaks panema sellise lisasätte või kohustuse hinna osas? No jumala ees paneme, keegi peab ju vastutama, eks, et sisulise poole pealt ma ei ole päris kindel, kas nemad on see osapool, kes sellest vastutama peab. Aga kui vaadata sellist, vanasti oli meil Eesti Energia, eks, et võisid tema otsa vaadata, kui elekter oli liiga kallis. Täna on turg teine ja võib-olla see on ka üks nendest põhjustest, miks me äkki oleme selles olukorras, see, et just kui nagu keegi enam selle elektri hinnast ei vastuta, sest et tõesti mõeldes kogu selle energeetikale, et kui palju selle asjad aega võtavad, siis poliitikute otsa vaatama jääda, me võime seda teha, ja siis on ka kuskil on 3 meest, kes mäletavad, et kes oli siis sel ajal võib-olla valitsusjuht või tegeles majandusministeeriumis energeetikaga, aga see meid lõpuks nagu kuhugi välja ei vii. Et iseenesest patuoina võiks leida, jah. Seda, võib-olla see on hoopis, võib-olla sellest tänasest vestlusest siin, et see ongi huvitav, et Mihkel, sa keerad selle diskursuse teistpidi, et me ei otsi enam seda võluvitsa ehk Eldoradot ega Nokiat, mis on see lahendus energeetikas, mis toob odava hinna, et lepime kokku, et seda odavat hinda ei tule, aga hakkame edasi lihtsalt otsima seda patuoinast, et ja vaata, kui lõpuks hea patuoina leiad, kes on niimoodi avaldust lauale ei pane, vaid tõepoolest siis suudab ka poliitikuid ära rääkida, äkki me jõuame siis ühel päeval selleni, et meil siin on tõesti tekkinud mingid uued gaasijaamad või suisa tuumajaam. Või on see, jah, ma mõtlen, et kas on see hirm ka kuidagi selle avaliku arvamuse suhtes või just selle suhtes, et jäädakse patuoinaks ka nagu pärssiv, et mingisuguseid otsuseid vastu ei võeta. Sest praegu jääb nagu mulje, et selles energeetika diskussioonis nagu tehakse kõiki edasi vaikselt, et otseselt kellelegi ei ütle, et ärge teie oma projektiga edasi kuhugi ei panda nagu täishoogu, et kõik on kogu aeg laual. Poliitika poolelt ma arvan, et see oli nagu pikalt siuke teema, kus ei ole iseenesest ühegi poliitiku mugavustsoon. Meil neid väljaõppinud energeetikuid siin viimases Riigikogus minu meelest vähemalt väga palju enam ei ole. Ja sellest tulenevalt, kas sa mõtled, mis nagu valijale korda läheb, et kas see on see teema, kus sa tahad hakata siis seal kõvasti sõna võtma ja Eesti energiapoliitika tulevikku kujundama, et pigem ei. Aga nüüd, kuna meil siin inimesed on saanud teadlikumaks, teema on muutunud populaarsemaks, et ehk siis sellest tulenevalt on neist need spetsialistid saanud ja üks selline lisamuutuja, mis on siia võib-olla juurde tulnud ja natuke aitab ka selgitada, miks me siis siin viimati jõudsime sellise justkui energeetikute arvates halva tulemuseni, milline see Eesti energiatootmine välja hakkab nägema, on ikkagi see mitte minu tagaaias, ehk siis ja loomulikult, et kui vaadata paberi peal, siis tõepoolest tundub mõistlikum panna tuulikud püsti maismaale kui kuhugi vetesügavustesse ja siis sealt seda kuidagi üritada maismaale tarnida. Kuid täpselt
kellelegi ei meeldi, et see on minu tagaaias ja noh, nagu inimesed on siin muutunud viimasel ajal väga aktiivseks ja jõuliseks oma õigustes seismisel, eks. ja noh, see on selline koht, kus poliitik näeb, et siit on võimalik natuke lõigata. Noh ja teistpidi, et need poliitikud, kes siis võib-olla siis vaatavad, et noh, tuulikuid võiks ju rohkem olla, siis need nagu hakkavad ka kukalt kratsima, eks ju, et noh, kohalike valimiste tulles, eks ju, kuidas me siin nende asjadega toimetame, eks ju, et tundub, et jah, see häälekas vastuseis, noh, mis noh, muidugi kohalikul tasandil on nagu noh, tegelikult hästi loogiline, et kohalikke küsimusi kohalikul tasandil arutatakse, see peabki olema noh, tuulikupanijatele ju loogiline, et nad aktsepteerivad seda, et igale poole ei saa. Et noh, see võib ka viia sinna, kus sul nagu riigi tasandil mingid asjad pidurduvad, noh, mida tegelikult võib-olla oleks vaja teha. Noh, järgmine kord me räägime samadest asjast, noh, me oleme rääkinud, et näiteks salvestust oleks ju hea teha, eks ju, et noh, võimalik, et ühel hetkel tuleb täpselt samasugused hirmud nagu, ma ei tea, infraheli või mis muu asi tuleb nagu seoses salvestustehnoloogia. Noh, siin oleme Paldiski kandis seda pumphüdrojaama noh, nagu arendanud, eks ju, noh, loodetavasti ei tule nagu sarnaseid muresid nagu tuulikutega üles, eks ju, aga et noh, neid hirme annab ju kruttida nagu lõputult. Oi, aga mõtle, maa all on väga palju elektrit peidus, see võib panna helendama kõik inimesed, kes seal vesi tuleb tagasi helendama. Aga mul selle õiglase hinnaga seoses või sealt edasi arendades, mul on tunne, et meil on selline huvitav paradoks, et kui me räägime mingisugusest Eleringi või tootjate vastutusest, siis öeldakse, et kuidas nii? Noh, hind on kõrge, aga see on turumajandus, midagi ei ole teha, see on pakkumine ja nõudlus ja nii peab olema, et kui me hakkame siin mingeid lagesid seadma hinnale või tegema kedagi vastutavaks, et noh, kuhu me sellise ühiskonnaga jõuame ja siis, kui on teiselt poolt, et on vaja midagi toota, ja öeldakse, et aga no palun siis vaba turumajandus öeldakse, kuidas nii, palun toetage vaest ettevõtjat. Ja eks ta individuaalsel tasandil on ju väga mõistlik ja no jällegi ma arvan, et see on üks põhjus, miks me kogu selle energiadebatiga ka selles kohas olema, et noh, poliitikud, kes ei ole energeetikud, kohtuvad siis energiatootjatega, kes seda süsteemi päris hästi tunnevad ja noh, kahjuks nagu seal läbirääkimiste laua taga ühel on natuke tugevam teadmiste pagas, millega siis oma argumente välja käia. Noh, ega see lõpuks see turumajandus on ikkagi juba täna mõjutatud elektriturule, eks ju, ka varasematest otsustest ja noh, ega see kõik viib ju lõpuks sinna, et noh, elektriturg on hästi kõikuv, noh, meil on raske ju ette näha tihti ilma rohkem kui 2 nädalat, eks ju, et noh, siis selle 2 nädala piires noh, suudad võib-olla natuke eeldada, kas on tuult on rohkem või tuult on vähem või siis tarbimist on rohkem, et kas on külmem või tarbimist vähem, aga siis hakkad nagu noh, juba paar kuud, aasta, 2 aastat, aga noh, see perspektiiv on pikk ja siis, kui sa selle investeeringu ära teed, noh, siis sa pead ju sellega nagu 30 aastat elama, eks ju, et selles mõttes see nagu vajadus selliste mehhanismide järgi, et siis nagu sellele turule mingit kindlust pakkuda, noh, on päris reaalne ja seal on nagu 2 poolt, et selleks, et noh, seda tüüpi asju ehitada, sul on vaja hirmsasti palju nii omakapitali kui laenukapitali, eks ju. Ja tihti investorid ja laenuandjad ikkagi otsivad seda mingit etteennustatavust, eks ju, et sa kuidagi oma selle kapitali suudad ära teenindada, nii et lõppkokkuvõttes see jõuab sinna, et meil on neid meetmeid või siukseid riskimaandusvahendeid vaja selleks, et üleüldse see kapital leida, kust seda tootmisvarasid nagu teha, sellepärast muidu see noh, läheb mujale see asi. Ja eks on ka veel omaette küsimus, et noh, kui palju me räägime vabast turumajandusest energeetikas, et see on võrreldes nii mõnegi teise elualaga ikkagi ülireguleeritud ja noh, lootad siin, et turg paneb kõik paika, noh pigem ei. Noh ja võib-olla see ka veel lisaks, et eks me umbes 10 aastat ju oleme nagu näinud, et noh, turg on küll vaba, aga ega neid tootmisinvesteeringuid väga palju pole Eesti tulnud, et hind on kõikuv ja pikaajalist sellist nagu kindlust, kas on laenu tagasi teenida suudad, nagu ei ole, et noh, ma arvan, see on võib-olla see üks aspekt ka, et turu vastu neid on vähe tulnud lihtsalt. Jah. Esimeses pooles sai see pilt siin nii hästi või halvasti maalitud, millises olukorras me oleme. Ja kui me alustasime sellest majanduskeskkonnast ja nii nagu sa Mihkel kohe saate alguses ütlesid ka, et me võime ju seda Nokiat otsida, aga teda siit nagu niimoodi üheselt ei paista või kuskil nurga taga, et nüüd see elektri hind väga odavaks läheks. Aga me ju ikkagi paaniliselt otsime samal ajal ka igasuguseid välisinvesteeringuid, et tööstust tuleks siia juurde. Et
et mis see meie konkurentsieelis siis üldse on või see tuleviku väljavaade, et neid üldse siia saada? Ma arvan, et täna seda konkurentsieelist ei ole ja hetkel on ju tugev küsimärgil, et kas ka kunagi tuleb. Aga ma vaatan võib-olla seda majandust niimoodi kuskilt veel seal on ju makroanalüütik siiski pilvepiirilt ja noh, see on ka omaette küsimus see, et noh, aga mis siis juhtub, kui ei tule. Et loomulikult oleks kena, aga ega majandus ju kohaneb igasuguste oludega. Ja see, et noh, meil on siin võib-olla tööstuse jaoks ei ole maailma kõige soodsamad tingimused olnud viimasel kümnendil, no on tähendanud siis seda, et meil on hoopis kasvanud väga tublisti selliste väga hästi makstud teenussektori esindajate osakaal siis meie majanduses on ju, et me, kui vaadata siin viimatust 10 aastat on ju, Eesti majandust on vedanud see, et meil siin igasugused vahvaid startup'e tekib ja järsku ükssarvikuteks kasvavad. Kogu see IT-sektor, noh, kõikisugused väga hästi makstud muud teenindussektori ametalad siin, insenerid, arhitektid, advokaadid, kõik selline, et ega see majandus nagu leiab lõpuks mingisuguse oma koha. Ja see, et kui nüüd Eestisse ei tule sellist kapitalimahukat tööstust, no see ei ole tegelikult mingisugune maailma lõpp, kuigi oleks muidugi vahva. No, mulle tundub ka nii, et seda jõuliselt siia kohale suruda on nagu hirmus raske. No just ühes seltskonnas eelmine nädal arutasime, et noh, miks ei tulnud BMW tehast, eks ju, et noh, kunagi, ma ei tea, 100 aastat tagasi, eks ju, või umbes nii. Ja siis noh, üks väga kogenud sektori ettevõtja ütles, aga noh, mis me siis tahtsime, eks ju, et meil ju ei ole ühtegi nagu seda ajaloolist tootmisbaasi, meil ei ole tegelikult inimesi eriti, meil ei ole isegi seda koolitust või noh, nii-öelda seda haridusbaasi, eks ju, noh, transpordiga on noh, enam-vähem raudtee võiks ka valmis olla, oleks natuke parem, eks ju, ja nii, et noh, neid täiesti uusi asju leida, et noh, siia tuua, noh, ma arvan, et võib-olla ongi keeruline mitmes sektoris küll, ma arvan, et see nii-öelda olemasolevate sektorite edasiarendamine ja üha suurema väärtusloome küsimus, eks ju, et noh, samm-sammult uusi tehnoloogiat kasutusele võtta ja olla nagu suuremat, noh, lõpuks ikka seesama väärtusloome juurde ja maksta rohkem inimestele palka ja tegelikult seda kaudu majandust elavdada, eks ju, noh, ma arvan, seal on teha, aga et siis me saame ka tegelikult nende samade energia, noh, jällegi tulen tagasi tootmiste kasvatades, noh, seda nende ettevõtete tulevikku nagu parandada või vähemalt nagu kindlustada, et nende relevantsus säilib. Üks selline konkreetne sektor on meil puidutööstus ja mulle eriti see sõna tootlikkus ei meeldi, kuna kõik tõlgendavad seda kuidagi eri moodi, aga sisuliselt noh, see tähendab seda, et kui palju siis tehtud töö eest raha saab. Ja noh, see on selline sektor, kus noh, mingi hetk, kui sa ikkagi toodad aknaid ja uksi ja servamata lauda, siis seal no, tuleb lagi vastu. Ei ole õnnestunud kellelegi seda servamata lauda on ju müüa siin, ma ei tea, 1000 eurot tükkeks. Aga kui meil paar aastat tagasi oli siis see kõva debatt, et kas Tartusse kõlbab tselluloosi tehas või ei kõlba, siis huvi pärast lihtsalt vaatasin, et noh, meil on olemas siin iseenesest see sektori on üks tehas, kes selles valdkonnas tegutseb, töötab siis tehnoloogiaga, mis sinna rajati aastal 1938, Päts lõikas veel lindi läbi ja sellest hoolimata tegemist on vähemalt noh, sel ajal kaugel ajal, kui ma seda vaatasin kunagi, oli tegemist siis tootlikuma sektoriga kui näiteks see sama IT. Ja ehk siis jällegi, et selle töö eest, mis seal tehti, saadi väga-väga palju raha. Ja no minu mõttekäik oli, et kuigi nüüd rajaks siia ühe kaasaegse tehase, no siis kui nagu Pätsu-aegse tehnoloogiaga saab siukse tulemuse saavutada, et siis oleks ju eriti vahva. Ja no seda on hästi palju räägitud, on, et no, kui palju me seda metsa raiume ja kuhu me seda müüme ja mida me müüme. Et noh, see selline suhteliselt odaval tööjõul baseeruv ettevõtmine meil siin, no seal hakkab mingi piir kätte tulema, et kui me vaatame need Lõuna-Eesti puidutööstuse ettevõtted, no nad on suurepärased ettevõtted, teevad tõesti väga, väga head tööd, väga efektiivsed, väga kvaliteetne toodang, no tõesti tublid, aga noh, sealt veel mingisugust nagu meeletut hüpet oodata lihtsalt ei ole võimalik, on ju, noh, see on selle tööstusharu spetsiifika. Ja kui me sellest oma puidust midagi nagu kallimat tahame teha, siis me jõuame jah, selle kurikuulsa tselluloosini, puiduhakeni, kõigine selleni.
ja noh, rääkimata siin kõigest muudest muredest, mis nagu seda sektorit siin on kimbutanud, siis noh, nende jaoks kindlasti see energia hind on ülioluline ja noh, vaadates seda praegust hinda, et no ma vist ei hakkaks sükest tehast täna Eestis püsti panema, isegi kui ma kõik need muud probleemid unustaks. Noh, sarnase sektori tehas on natuke erinev toode, aga Estonian Cell, eks ju, teada meile, eks ju, et ja ega neil nagu hästi pole läinud aastatega, eks ju, et vapralt peavad vastu, toodavad, vahepeal panevad natuke kinni, aga ja noh, mingiteks perioodiks on kindlasti ka riskimaandusmeetmed, saad fikseeritud hinnaga osta midagi, eks ju, aga noh, see on nagu näide sellest, kuidas noh, seda tüüpi ettevõtlustele ei ole Eestis kerge olnud, jah. Ja no arvaks, et kui Estonian Celli investorid oleks teadnud, on ju, et kuidas olema hakkab, et nad ei oleks võib-olla seda investeeringut siia isegi teinud, et ütleme, energiahinna risk on jah, realiseerunud nende. Seda ma mõtlengi, et võib-olla teie jutust nagu samamoodi, et võib-olla siis see suunitlus peakski olema mitte niivõrd nende uute võimalike võimsuste siia toomine, vaid need, kes on siia juba tulnud. Sest teistpidi, nagu sa Mihkel ise ka mainisid, et siin on veel see teine efekt, et ühtepidi me ajame taga seda, et kogu aeg siia võiks mingit suurt tootmist tulla, aga siis, kui lõpuks tekib see küsimus, et kus ta siis asuma hakkab konkreetselt, siis kõik ütlevad, et nii-öelda BMW tehas tahame, aga kuhugi kaugel, kas seda vette on võimalik ehitada kuhugi. Teeme selle sinna Lätti. Jah, et võib-olla need asjad, mis on juba olemas, need ei ole nagu nii valulikud, et see sama Estonian Cell, et võib-olla siis peaks mõtlema, et kuidas vähegi tekitada seda olukorda, et nemad siit ära ei lähe, mida nad on ka ju ähvardanud. Jah, ma arvan küll, et noh, ja see, et noh, seal koha peal olemas nagu laiendada, noh, seda me oma eelmises töös me tegelesin tuuleparkidega ja seda me nägime, et noh, kui inimene on tuulepargi kõrval elanud, siis ta tihti arvab sellest tuulikust märksa paremini võrreldes selle inimesega, kes kunagi pole tuulepargi lähedal olnud, eks ju. Nii et noh, ma arvan, siin tööstusinvesteeringud on natuke sama paralleel, et kui sa nagu tead, et mis seal on, noh, seda noh, nii-öelda seda häiringut, sest noh, iga toimetamine üldiselt kedagi häirib, eks ju, aga võib-olla mitte väga palju, et nii, et noh, sinna mingite asjade juurde tegemine on, ma arvan küll seda tee, mida võiks nagu proovida natuke edasi arendada või toetada. Noh, sellega tekib siis muidugi siis probleem, et hakkame siin kellegile odavamat elektrit pakkuma näiteks, et jumala eest pille kotti ei pakiks. Et noh, see mulle iseenesest ka selline väga nagu pikaajaliselt mõistlik ja õiglane tundub, et see elektrihind võiks ikkagi kõige jaoks olla sarnane. Ja noh, jällegi see kurblooline paratamatus on see, et noh, kui nüüd Eestis siin need paar üksikut energiamahukat tootmist enda uksed kinni panevad, et noh, mis siis juhtub, ega tegelikult jällegi, kui me vaatame Eesti majandust kui tervikut, ei juhtu suurt mitte midagi. Kohalikult võib muidugi olla tegemist väga märkimisväärse kaotusega. Et noh, sellest tulenevalt ma arvan, et noh, kui me nüüd otsustaks, et see on liiga keeruline on kogu seda elektrihinda meil alla ajada ja vaatame siin kuidagi edasi ja äkki sealt Soomest ikka midagi sealt juhtme kaudu vahepeal natuke tuleb ja proovime hakkama saada, aga noh, et maksame siis siin suurtarbijatele poole kinni. Et see ma arvan ei tundu nagu väga hea plaan mulle. Ja noh, ega keerulised valikud, eks ju, lõpuks ongi see, et ega sul noh, kinni maksta on üks tee, aga kuidas sa tegelikult ikkagi selle juurpõhjusega tegeled, sest juurpõhjus on ju see, et toodangut on vähe, eks ju, et noh, peaks ikkagi nagu leidma. Aga vaat siit ongi väga hea, sest minu küsimus ongi, et kui tulla tagasi selle juurde, mis Mihkel ütles ja siit on paarist analüüsist see varem ka läbi käinud, et see prognoos, mis on nüüd tehtud seoses ka aastaga 2035 ja palju meil energiat on vaja või palju tarbitakse, siis paljud nendest 5 spetsialistist, kes ma kujutan ette, see Fabulous 5, Arvi Hamburgi oma, et ütlevad, et see on nagu tugevalt ülehinnatud. Et see energia tarbimise kasv ei ole kindlasti nii suur. Ehk et kas võib tegelikult olla olukord, et nii nagu sa Mihkel ütlesid ka enne, et no see tõenäosus, et meile tuleb neid suuri uusi tootmisvõimsusi siia, on suhteliselt väikene. Et võib-olla me hindame üle seda, palju meil seda energiat peab olema, et tegelikult see, milline see tarbimine saab 10 aasta pärast olemas, see on meil juba enam-vähem olemas, nagu mõned spetsialistid väidavad. No, ja anonüümne, see kõlab nagu need mingid Šveitsi arstid, kes on kõik ära kinnitanud, mõned spetsialistid. Selle kõigega see muidugi see häda, et no, Hendrik, sina minuga võrreldes oled juba päris tubli energeetik, et sa oled siin energiakoolis siin paar talve juba käinud, eks, et mina olen alles siin isaga jõudsin, eks. Et sellepärast noh,
mina ei ole nii tark ütlema, et milline on Eesti energiatarbimine siin aastal 2035 või ka varem, kuid me ilmselt, ma ei tea, sul oli suur plaan sinna jõuda, aga kokkuvõttes me oleme nagu mingid otsused täna mulle tundub siis nagu seal valitsuses on nagu sündinud ja kuhugi suunas me oleme liikuma hakanud. Ja kuna kõik need 5 energeetikud võib muidugi öelda, et see on tobe plaan ja seal on 100 häda. Aga mulle iseenesest meeldib, et meil on nagu mingisugune plaan, et halb plaan on parem kui plaani puudumine, et kui me siin jälle nagu ootaks homset päeva, et äkki tulevad nagu paremad otsused ja paremad mõtted, et see vii meid kindlasti kuhugi. Et täna mulle nagu tundub, et siis on sündinud nagu mingit liiki poliitiline konsensus. Ja seda tuleb nagu sisustada nüüd siis ka seadusandlikult, eks, et nendel samadel potentsiaalsetel investoritel, kes siia tahaksid mingisuguseid siis elektritootmist rajada või siin kuskil südame salasopis hauad kurjakuulutavat mõtet ikkagi sinna Tartus üks tselluloosi tehast teha, on ju, et neil oleks vähemalt nagu mingisugune pikk plaan. Mulle tundub, Mihkel, sa oled sellega kuidagi hästi seotud, aga mina võin omalt poolt öelda, et enne muidugi siin valimisi ja nii, et kindlasti leiaks neid lindilõikajaid leiaks rohkem kui Pätsi ajal. Ja no võt, siin peaks igaühele siis oma lindi leidma muidugi, et ei, siin Tallinna linnas leidis ka 7 meest sai ühe lindi taga seistud, ei olnud mingit probleemi. Näh, aga eks Mihkel kindlasti teab, kuidas see nagu pikaajaliste prognooside tegemine üleüldse nagu on. Et ma tean isegi kahjuks, kuidas lühiajalistega on. Et kuidas 2035. aasta nagu majanduse suurusega on, et seda on lihtsam, ei? No suurem, lihtne. Aga no mõtle minu kogu selline tarkus, mis mina olen omandanud rohepöörde, sealhulgas ka energeetika kohta, pärineb siis Bill Gatesi raamatust, mida soovitan kõigil lugeda. Ja tema on siuke väga lihtsas keeles, ma ei tea, kes talle selle kirjutas, aga väga lihtsas keeles, kes talle Exceli meestele siis rohepöördest, eks. Ja tema üks osa sellest raamatust või nagu oli see, et ikkagi tulevik on see, et kõik asjad lähevad elektri üle, mis tähendab seda, et meil on vaja väga palju rohkem elektrit, et mõeldes ka sellele, et me siin võib-olla juhtmekeste kaudu suudame siin kellelegi teisele ka midagi müüa, et ma pigem vist ehitaks üle võib-olla kui alla ja täna situatsioonist, teades niikuinii, et meil siin pooled plaanid seisatakse kohalike hääleka vastuseisu tõttu ja need igasugust takistusi tuleb sinna teile veelgi, et ma plaani teeks ambitsioonika, et kui plaane ambitsioonikas ei ole, et siis ei tule üldse midagi välja. Aga teine pool selle plaanimise ambitsioonikas juures on ka see, et kuidas saada selle sama raha eest nagu rohkem, eks ju, et saada nagu, kui sa soovid mingit signaali turule saata, öelda, et tulge ehitage, eks ju, et kuidas sama raha eest teha rohkem, et reaalselt meretuult on kallim ehitada kui maatuult, eks ju, ja siis võib nagu kaaluda, et kudapidi see mõistlik on, eks ju, et samal ajal meil neid juhitavaid võimsusi, mida ka siis armastatakse nüüd otsida, mida Elering oma hanget teeb, eks ju, et kas sinna see minev nii-öelda see suund ja see signaal on nagu piisav või tegelikult peaks seda nagu rohkem tegema, eks ju, et kas tegelikult see, et meil salvestusvõimekus on nüüd ka selle samade konkursi ja võimsusturgude vastu nagu korraldatud, eks ju, võib-olla seal on nagu midagi veel vaja nagu lisaks anda, eks, ehk et minu meelest see on seda nagu natuke seda läbipaistvust, et kuhu seda raha siis nagu seda soovi suunata ja kuidas selle rahaga nagu rohkem saavutada, see oleks võib-olla üks asi, et see, et parem halb plaan kui üldse mitte, ühtepidi nõus, aga teistpidi, et see peaks olema kuidagi datapõhine, andmepõhine ja teine asi veel, et ma arvan, me vahel kipume tahtma teha nagu kõike korraga. Et mõtleme nüüd hästi välja ja paneme nüüd nagu suure hurraaga minema. Vahel nagu samm-sammuline liikumine olukorras, kus tehnoloogiad muutuvad, arenevad, odavnevad. Tegelikult parem hakata liikuma, aga olla valmis nagu korrigeerima, eks ju, mingeid asju, et näiteks teed 4 teravatt-tundi kohe tuult, teed üks, 4 aastat järjest, eks ju. Aga kas ei ole, vaata, siin on juba poliitikutel oli, et oli 4+4. Juba on vähem. Ja juba siis konsulteeriti nende Šveitsi spetsialistidega ja siis oli, et tulime tagasi uue plaaniga 2+2, et võib-olla kui natuke neid nüüd nagu lütata, siis on 1+1. Tegelikult tahaks nende plaani taha näha natuke rohkem, et ma arvan, et see on võib-olla see üks asju, mida nad isegi tahaksid ja kõik tahavad näha, eks ju, et kuidagi nagu natuke seda datapõhisust tuua rohkem sisse, ega siis kõik ei pruugi lõpuks samal meelel olla, ega kõik on ju eeldustes kinni, palju
palju maksab gaas, palju maksab CO2, noh igasugused asjad, eks ju, palju see elekter võib maksta 2035. Aga noh, teeme selle avalikuks, laseme siis noh nagu spetsialistidel vähemalt seda noh, ma ei tea, rünnata või kritiseerida ja jõuda kusagile siis välja, eks ju, et noh, võib-olla see on üks etteheide jah, mida on ka kuulda olnud. Ja palju kui ma muidugi aru olen saanud, et noh, kui nüüd keegi siin väga suure tuulepargi meil merre püsti paneb, et see võib ka asjalood nagu halvemaks teha kokkuvõttes, et siis meil on tasuta elekter vahepeale ja üldse mitte elektrit kogu ülejäänud aja. Üldse mitte elektrit, noh, küllap ikkagi kaablist ja kusagilt veel tuleb, aga noh, ma arvan, et see lõpuks see noh, valikute tegemine, eks ju, et noh, millise panuse, kui suure sa teed, noh, see on päris oluline, et noh, kuidas see miks kokku kõlab, eks ju, et noh, täna meil on ju põlevkivi, noh, tuult ja päikest ja natuke Lätis-Leedus gaasi ka ja kaabel ka tuleb, aga noh, et kuidas seda nagu niimoodi võimalikult kuluefektiivselt siis nagu kokku kõlama panna, ma arvan, et see ongi see asi. Aga see võib-olla siit Mihkli märkusest edasi minnes küsidagi, et kui palju riik peaks siis minema või toetama seda turu vastu minekut, mis puudutabki näiteks seda meretuuleparki, et mis puudutab ju maismaa tuuleparke, siis neid pakkujaid ja arendajaid on nagu olemas. Meretuuleparkide puhul me seda nagu eriti ei näe. Ja sealt tekibki see küsimus, et peaks kuidagi nagu eriti riigi puhul premeerima, et nad tekiksid, aga võib-olla seal on nagu mingi märk, miks me neid ei näe. No tegemist on hirmus suure investeeringu, ütleme otse ära, noh viimati siin kandis ju pealt 1000 megavatise meretuulepargi ehitati Poola, eks ju, ja selle hinnalipik oli mälu järgi 4,5 miljardit eurot, eks ju, noh, see on tohutu kogus investorite raha, tohutu kogus laenuraha, eks ju, ja noh, ma arvan, et Eesti meretuulepark maksaks tõenäoliselt vähem, aga noh, selleks, et noh, seda tüüpi kohustuse võtmist siis moel või teisel tagada, see on üsna kallis, nii et noh, ma arvan, seal võrrelda seda kõige selle muuga, mis nagu sama toetusskeemi vastu saaks, noh, see on mõistlik lihtsalt, et kuidas saada samast rahast nagu rohkem. Ja noh, ega selles ideaalses maailmas on ju, et võiks ju riik hoopis öelda, et meil on siin, näete, see ja see koht maismaal, kus me siin ise vastutame selle eest, et keegi kohtusse teid ei kaeva või kaeva, et me tegeleme selle küsimusega ise, et siin on see ala, pange tuulikud püsti on ju. Ja noh, siis me saaksime tõesti nagu turult võtta need inimesed, need ettevõtted, kes siin oleksid nõus neid tuuleparke rajama. Aga mulle tundubki, et siin on vist jõutud järeldusele, et arvestades kõiki võimalikke, ütleme siin Eesti kaitse seisukohast olenevaid probleeme, et kus need tuulikud ja varjaks radarit vaata välja, mõeldes sellele, kus inimesi ei ole, et kuhu need oleks võiks rajada, vist ongi jõutud siis järeldusele, mulle tundub seal kabineti vaikuses ja mis ekspertidele on ei meeldi. Aga et see ei ole realistlik, et meil on siin piisavas võimsuses neid maismaa tuuleparke ja noh, peamegi merre minema, kuigi see on kallim. Aga ma ei tea, ma spekuleerin. Ja. Aga et siia saate lõpetuseks tuua värvi sisse, siis otseselt oranži. Nagu te vist oma podcastis oletegi kutsunud USA uut või uuesti presidenti suureks oranžiks, siis et kui palju suur oranž võib mõjutada meie energiaturgu ja kas siis teatud lööklaused parafraseerides, et kas let's make fossil great again? Ja no tema need plaanid, üks, mis võiks nagu eurooplastel meeldida täitsa, on see, et ta on ärimees, on ju, et ta tahab, et ja teame, et USA's maagaasi on küllaga ja tänu sellele, et seda väga ei ole võimalik sealt välja viia, siis hinnavahe Euroopaga on drastiline, eks, et USA's oleks võimalik osta maagaasi oluliselt soodsam hinnaga. Ja põhjus on see, et noh, lihtsalt seal need ventiilid, mis siis sadamate näol muusse maailma lähevad, need on liiga pisikesed praegu. Ja tema on see saanud teada, et tema sooviks näha palju suuremat maagaasi eksporti Ameerika Ühendriikidest. Eelmisel presidendil see väga ei meeldinud, on ju, siis läheb ju energia kallimaks ameeriklaste jaoks. Aga Trumpi pole see praegu häirinud. Et sellepärast nagu plaan võib-olla on tore, aga noh, kas see, mis tempos see realiseerub, et noh, ta on, siin eksperdid on tema neid naftaga seotud plaane siin veel rohkem küsimärgi alla pannud, et noh, see, et nüüd vahepeal tuleb üks mees, kes ütleb, et kuulge, et see rohepööre, et see oli mingi jama ja hakkake nüüd puurima laskal. Et noh, see ei tähenda tegelikult seda, et mõeldes jällegi nende investeeringute pikaajalisusele, et keegi julgeks seda päriselt ette võttast, et no kui meil nüüd on üks valimistsükkel Trumpi, siis ma arvaks, et see poliitiline pendel võib nagu ennast visata hoopis teises suunas, kui ta ükskord sealt Valgest Majast lahkub. Ehk siis
noh, tegelikult on jälle see, jõuame selle sama küsimuse, mis Eestiski on ju, et investoritel on vaja mingisugust pikaajalist kindlustunnet. Aga kogu selle maagaasi eksporti puudutav osas ma arvan, et seal on see kindlustunne võib-olla nagu lihtsam tekkima, kui siis see, et me nüüd Alaskal naftat hakkame rohkem puurima. Noh ja kui siit veel edasi võtta, siis võib-olla see maagaasi hinna kindlustunde osas, see võiks anda meile ka hea uudise siis lõpphinnale, eks ju, elektris, kuna ka meie kandis ikkagi neid maagaasist elektritootmise vahendeid või siis jaamu Lätis, Leedus on, eks ju, mõju ta avaldab. Nii et küllap sealt siis on oodata natuke häid uudised vast nagu tarbijatele, eks, et aga teise kandi pealt samuti ei peaks me ära unustama seda, et kõike, mis me siin kodus saame teha, eks ju, kas või biometaani arendamist ja seonduvat, eks ju, et sellel on ka ikkagi selle fossiilse gaasi kõrval oma roll ja tee olemist. Ja võtakski siit viimase küsimuse siis mõlemale, et ei hakka küsima aastat 2035, sest et saime juba aru, et see on väga kaugel ja võimatu, aga Veiko sõnasabast kinni võttes, et oluline on see järgmine samm. Ja see esimene samm võib-olla õiges suunas, et küsikski teie mõlema käest, et mis see järgmine või see esimene samm praegu võiks olla? Mina arvan, et see, jällegi tulen mingi hanke juurde tagasi, et Eleringi hange juhitavatele võimsustele see huvi on päris oluline. Kas sealt tuleb piisavalt huvilisi ja pakkumisi, eks ju, et siia teha nagu täiendavaid tootmismahte juurde ja kui see on nagu positiivne, siis paari aasta pärast võib-olla need võimsused on turule, eks ju, ja mõtlemaks välja see, et mis see miks on, eks ju, et teeme selle mõttetalgu ära ja proovime selle, siis teha selle kõige mõistlikuma nii-öelda suuna leida, mis selle riigi jaoks nagu erinevate tootmisviiside paletis siis nagu sobilik on. Need on võib-olla kaks asja. Ja, ma olen Veikoga nõus, et kõige käega katsutavam ja realistlikum tundub ikkagi see, et meil seda gaasil põhinevat võimsust Eestis esmalt juurde tekitada, aga see termise sammu on et siis võib-olla veel korraks 5 eksperti juurde võtta ja see plaan üle vaadata ja siis ikkagi nagu ka plaan paika panna, et kus see pikaajaliselt see Eesti energeetika tulevik siis peitub. Aitäh! Ja väga huvitav on Mihkel näha, sul on mingi eriline oskus olla samal ajal väga positiivne ja väga pessimistlik samal hetkel. Et võib-olla see on kogu Eesti see energiaturu diskussioon on samasugune. Et vahepeal on siuke tunne, et täiesti pime on, aga siis on ka ikkagi need päevad, kus päike välja tuleb. Et tuult on ka vahel. Vahel on ja kõigile siis tuult. Aitäh! Aitäh!